tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on siis pühapäev hoopis ja mul on kaasas veel üks siin Martin kaasas. Võib-olla olete näinud mind mõnest videost juba, aga ma arvan, et sa oled olnud mingis äkki 3. Ei, aga Muhu peal olid ka, Muhu saare peal. Siis olid kõndsime ümber Tartu õlledega. Õllede degustatsioon. See olid pilkud, pilsenit tähendab. Umbes 5. video siis. Teeme täna, mida me tegema? Võib-olla Kvisentali linnaosa tänavat. Võib-olla mingi Tartus elav inimene juba saab aru, et ma siin Kvisentali alguses olema. Jaa, ma olen piiri peal. Igal nii, ja siit saab Kvisentali linnaosa alguse Tartus. Õnneks on ilm on päris okei, natuke üks soem olla. Ja hakkame pihta ja võtame kõigepealt ära siis, kus võt Surnoja kandi vist või? Võtame Surnoja, jah. Alustuseks on ju hea. Päris kõiki Surnoja vahesid ei hakka vaatama. Võib-olla rikkume kellegi privaatsust natuke, aga teeme mõned suuremad käigud ära lihtsalt. Kohe paistab muidugi Tartu üks võib-olla siuksi huvitavaid vaatamisväärsusi. Tegelikult see ei ole nagu üldse midagi nii huvitavat, aga lihtsalt linnas sees. Niukest paljandit, Teooni, Liivakivi paljandit. Võib-olla paljud pole näinud, mis kohe siit otsa meile kätte paistab. Näete, jah, on võimalik. Oleks nagu taevaspojas. No nii, nüüd jõudsime see Surnoja, ma isegi ei tea, mis see nimi on. Kumb see oli? Baptisti vist, jah. Kalmistu äkki oli see, jah, igal juhul võtame selle kalmistu vaikselt ära siit. Just nimelt vaikselt. Kalmistu oli vaikselt olla, et see jätke ka meelde, lapsed. Igal juhul. Ja minu vanaema alati õpetas, et midagi ei tohi kunagi Surnojast kaasa võtta või kalmistut. Ja kastanit ei tohi kaasa võtta. Okei, mina pole võtnud. Kohe mina pole võtnud. Nigal, jah. Mina ei tea midagi. Jah. Siit nagu näha, siis Surnoja jõudavalt on päris äge vaade tegelikult. Noh, mitte nii äge, aga natukene siit näeb seda kergust teil, mis alt jookseb ja istumiskoht. Ja no minu arust oli siin kuskil mingi päris pink ka. Mingi hetk, aga praegu päike on päris äge ja kõrgem. Seal on näha siis üks pühamu ka, kus tohib. Tempel on näha siit, jah. Püüan zoomida pärast siis, jah. Nii, ja alles nüüd tegelikult alles esimese tänava peal oleme. Paar kilomeetrit juba kõnnitud, aga... Ma arvan küll, et on paar kilti, jah. Esimene tänav. Ja siin siis tuntud purgisupi tööstus. Seal on see roheline pood ka. Sa oled ostnud seal palju suppe vist, jah? Mitte suppe, aga need ühekordsed toidud vahepeal. Ja nipp on veel see, et seal vahepeal on olemas mingisugused tootmisproovid, mis poodi ei ole veel jõudnud, aga siin katsetavad müüki. On või? Jah, mida saab ekstra soodsalt. Okei, kuule seda ma ei teadnudki. Aga seda tuleb küsida või see on kuskil välja pannud? Väljas seal ilusti kõik. Aga siia praegu mul asja pole vist või? Jääb linnaosast välja. Ja õige, see ei ole Kvisentali enam, jah? Jah, väga õige. Kui sul auto? See on nii kaugel, aga nii lähedal. Ja. Aga teine asi veel, Kvisentali ühtegi poodi polegi tegelikult. Mõtle, linnaosa, kus pole ühtegi poodi. Näete, huvitav fakt jälle. Siia linnaossa jääb koop, aga ei jää ju. Ta ei jää, koop jääb välja siit, jah. Nii et linnaosa tähtsas oli 2 poodi. Ja siin tõesti siis... Veel ei ole ühtegi. Veel pole ühtegi, jah. Äkki tehakse siin alla või? No ei usu. See siis maantee linnast välja viiv Jõgeva ja Jõhvi poole ja siit keerame varsti vasakule alla ära. Koobi vastas on siis uus kortermaja tehtud. Vist kõige uuem maja siin. Ma arvan, et... mulle tundub. Aga võib-olla see alla mõni uuem veel, ma ei tea, vaata. Päris kui alla ei jõerdi juba me. See on just valminud. See on üks uutanud siis, jah. Okei, vaatame korraga, siit läheb, see on mingi vanem on ju. Tegelikult see tagant saab isegi välja äkki või? Tondilosse ära lammutatud. Oi jah. See on päris huvitav, mida hakkad eriti vanad, nagu Aruküla tee, näed, ma ütlesin, jah. Enne ka mainisin korra. Aga olgu, siis uue maja siin ka. Et selline värk siin, aga neid liigume edasi mööda see teed. Aruküla teed ja juba siis nii-öelda päris Kvisentali südamesse, on ju? Jah. Siin kus rikkad elavad. Jah, mitte meie. Oota, aga sa ütlesid Aruküla tee, miks see nimi on? Aruküla, sest et siin kõrgem koht. Kuivad rohumaad ehk arud paiknevad siin, ehk see Aruküla. Väga hea. Näete, ja siin on siis Tartu vald juba, tegelikult see Tartu piir tuleb vist sealt kuskilt. Aga juba pannakse nii. Seal on vald, aga siin on ikkagi linn siinpool teed. Sealt vasakult see roheline on juba vald, on ju? Jah. Aga siinpool linna FD. Ja siia... Linn. Siinpool... Teed on linn. Ja niipidi, jah, just väga hea. Nii, Kvisentali tee, väga mugavalt meil kohe siin. Ja tegelikult Tartu, näete, Vappi märk on seal. Linnalõpumärk ka. Igal juhul, aga meie nüüd lähmegi siit, see Kvisentali linnaosa tegelikult jätkub ka sinnapoole vist edasi, aga kuna see tänavaid ei ole, siis me läbi Heinasest iga päev minema ei hakka. Ja nagu näha uuele linnaosale, suhteliselt uuele linnaosale, vähemalt siis majade hoonestes mõttes kohane kerglikustee. Igale tee ääres on kerglikustee. Et selles mõttes on meil nagu kõndimiseks väga mugav see. Kaisi ikkagi need uued linnaosad on tehtud noortele, et ma ei näe ühtegi pinki praegu. Selles mõttes või? Okei, no äkki tuleb mõni? No, toodame. Vaatame. Võime jah, pinki otsime. Siia on see linnaline buss. Miks see peaks käima, kui Tartu linna osas on? Nii et kõik on loogiline hetkel. Veel? Veel on, jah. Aga vaatame edasi.
näete, liiklus siin on. Siin juba Fast and Furious'i vennad juba sõidavad ringi. Mis siin? Okei. Siin toimub mootorite mähkimine. Vist, kui ma õigesti mäletan. Okei, sellest ma ei tea midagi. Mähkimisest. Mähkimisest tead, aga mitte mootorite mähkimine. Just täpselt. Ära mähi, aga lähme siit edasi. No nii, tulime ülevalt alla. Ja tegelikult siin paistab see, kas ongi juba Klaase tänav see keskmine või ei ole või järgmine, igal juhul. Lootsi tänav. Sorry, Klaas on järgmine, siis see on Lootsi. Aga siin tundub tupik, aga vaatame korrast läbi ka, et jälle siukses funkstiilis uued majad on ju nagu ikka. Tänapäeval siukses stiilis tehakse. Ilusad. Jah, ja kui seest nagu ilus on tegelikult äge ju. Elas küll. Jah, arvates siin suve ka sees. Toas. Okei, käime sellel lõigu siit kiire. Siit läheb veel vasakule ju. Kuidas saame siit hoopis minna? Kui päris huvitav, siin saame siksakitama. Siksakitama veits, jah. Täna ei ole mingi lipu, miks need lipud, või see ongi, need vimpel tähendab jah, mitte lipp, jah, et need lipud, jah, kogu aeg lipuvad. Männid, ägedad. Üks asi, mida ma vimpli omanikele ütlen, et kui sa juba vimplit kasutad enda hoovis või aias, siis ta peab ilus olema. Vahepeal kõnnid kuskil ringi vaatad, on mingi narmastes või ära kulunud, siis võta pigem maha juba. Aga need on okeid ju? Ja, need on väga ilusad. Ja siin on põõsad, ümarad. Mulle meeldivad ümarad vormid. Igas nagu elu osas. Aga muidu elupuu vist, jah? Väga hästi öeldud, kui sa oled mõttekäigust aru. No ma eks kogenumad vaatajad saavad aru, aga võib-olla nooremad ei saa veel. Ja siin ka nagu näete siis huvitavalt. Ägelt lõigatud. Siukest nüansirikkust ellu tuua, siukest huvitavast vaata on ju. Tegelikult on äge. Siin on rattasee või? Seda me teadki, et siis saab ratast võtta. Siin tundub nagu bussijaam peaks olema siin, vaata, see täis siuke koht on. Ongi nagu Põlvas oleks. Põlva keskväljak. Aga käime selle tupiku korra läbi, natukene vaatame siit. Oleme jõudnud siia enam-vähem peaaegu siia Küsendali tänavate mõttes või teede mõttes lõppu. Siin on kellegi projektid. Jah, aga mina ütlen, kas see ei olnud see mõisa asi, ei olnud siin kuskil olla, selle jõe ääres või? No seal tagapool tundub. Või äkki seal täitsa taga siis. Ei saagi nagu aru sellest pondist. Potentsiaali on kõvasti. Potentsiaali on väga, jõe ääres tegelikult, mõtleme jõe äärde varsti jõuame ka, aga see kõik on siin jõe ääres, jah. Madruse näed. Madruse näed. Aga eravaldus vist ei ole viisakas mingi. Näite, on või? No kurat, kui on niimoodi märk pandud, siis järelikult ei taheta, et me läheme, on ju. Vaata, on see just. Ma olen nagu ka sama nagu Martiniga, et sama, et kui neid asju ei panda nagu niisama, vaata. Pannakse põhjusega. Ei päriselt, noh. Et kui sa tahad inimest tuleb, siis ei pane see silti, vaata. Et mina olen sama mees, et keegi siin elab ja tahab meile tutvustada, mis siin toimub, siis andke teada. Aga tundub nagu mingi viinaköök, vaata, viinaköögid on ka suurte korstendega, aga võib-olla ei ole ka, ma ei tea, igal jah. Kodutöö on tegemata jäänud ja kes teab, see kirjutage jälle siis, see on hästi huvitav alati lugeda. Aga see, kes näeb maakivist, näed, see üks tooned. See on nagu korda tehtud, see on väga äge. Aga kardina tees äkki keegi elab võib ikkagi siin. Väga huvitav koht. Ma ei tea ka muidugi, ma pakun lihtsalt. Ma vaatame siia täitsa lõppu välja, seal tundub ka keerumärk. Aga siit on midagi läinud mingi tee ikka, vaata. Kui siit võib vaadata korra ju. Lähme vaatame. Sest siin nagu, see ei ole vist, pigem ei tahata autosid siia. Siin ma ütlen täiesti ausalt, siin ma on küll esimest korda ise ka elus. 30 aastat Tartus elanud ja esimest korda. Täitsa uskumata on ju. Aga täitsa endal on täitsa huvitav kohe. Kui närvikõdi on sees isegi. No ma ei tea, veits on või? Okei, kuule. On mingi sadama moodi asi kohe või? Siin tundub tõesti mingi kogu ja vend elab siin, kas kogu passi. Kollektsionäär. Jah, aga vaikne on, kedagi pole kuulda. Aga ikka täitsa korralik tee läheb siit ju. Näed, mingi vana paat veel. Nii, see on ju mingi parv siis või? Nii, okei. Nüüd märke tunned või? Neid... Ei. Kurat, mul on keegi rääkis, aga mul on meelest. Ühe korra eksisin ka nende märkide vastu. Laenutasin paadi siin samas natukene ülesse voolu ja sõitsin siis see juhendaja ütles, et tuleb sõita rohelise ja punase poi vahelt. Mina sõitsin otse, mõtlesin, mis seal ikka. Ma tunnustasin ära, et see on kohustuslik, et sa pead sinna keerama. Mina ei teadnud seda. No ja siis lõppusin ära paadi. Ei on, so groovy. Aga mulle ka nüüd märke on keegi rääkinud, nii et tuletage meelde, kes on videost vaadanud või see minu sõbrad, kes on rääkinud mulle seda, et mida see märk tähendas. Ma tõesti, andke andeks, anna andeks õigemini siis. Ma ei mäleta. Kuule, aga see on päris äge koht ju. Ja see ongi Emajõgi siis. Ja sealt juba taga on siis Vorbus on ju, see on juba siis Järese matkala, ta läheb sealt. Mul on päris kaugel tegelikult, vaata, ma vaatan praegu. Torni on näha sealt ilusti. No, torni on näha veel, jah.
vaata korra sinna, sellesse, ta on vanad sellise laeva remondi tundub. Lodjakoja mingi hoone, mis sealt uue lodjakoha juures ära toodi, vaata vist. On vä? Aga võib-olla tõesti. Minu arust oli küll. Kangaari moodi asi, vaatan korra siia ka siis. Ja siin, miks mitte, saab ka tegelikult natuke keha kergendada. Mida mina kindlasti ka teen. Mida ma kasutan juhust nii-öelda. Ega seal keset tänavaid ju ei ole viisakas nii-öelda. Vaatan korra siia ka siis. Kas see jääb enam linnaosa sisse? Ma arvan, et jääb. Kui ei jää, siis tegime natuke lisatööd lihtsalt. Me oleme alati ju tublid, nagu ütlesin ka Tähtvere videos, eestlane kohustutundlik, on vaja maksud maksta, kõik maksame ära. Juurdegi panen. Juurde paneme, midagi Euroopa ütleb, me teeme. Ja pärast veebruaris küsin tagastust. Jah. Ja see on täitsa minu moodi koht juba siuke maha jäetud. Vaata, lastel oleks tore siin mängida ju, vanu naelu ja jalgu astuda. Kui ta häda oleks ka, saaks isegi hööveed veetud, kui vaja oleks. Need vanad vikingite need või? Jah. Sellega seal oled seda vikingite seriaali näinud, sellega need seilasid üle ookeani. Puri on ära ainult võetud. Uudus selle respo võtsid ka ära siis või? Okei. Nii, igal see osa on kõnnitud. Päris äge tegelikult, esimest korda olin mõlemad seal. Tupik on ka siin, aga tegelikult saab ligi küll, aga kui on eramaadselt, siis sinna me ei läinud. Ja nüüd lähme siis kuhu? Suudubaasi juurde või? Suudubaasi juurde. Vaatame siia ka, näeme seda jõe olukorda veel. See oli veemotobaas äkki või mingi suke, mis seal asja nimi on täpselt. Aga kunagi olid mingid suured võistlused siin ei olnud või? Ma nagu midagi mäletan. Tehti paadi kiirendust või mis see... Jaa. Või mis selle asja nimi oligi? Isegi korv on siin või? Uskumata seda ma küll ei teadnud. Tuudur jääb, aga palju arvatavasti vist ei ole. Kaasas ka ei ole, ei osanud arvata. Ei, seda ei teisest arvata, näed. No nii, siit näeb sissekäik. Näed, pink, tool, töömehele, labidas, käru ja mõned laevad veel siin. Ja siis need on siis hoidla, nii-öelda hoitakse siis paati arvatavasti nendes garaažides, ma eeldan. Või mingeid asju. Märki nagu ei olnud, et me ei võiks siin olla. Ei, on. Ei, seal on avalik koht. Ma ei tea, kas see siin on kellegi maa või ei ole või? Tundub, et vist võib on, aga ühtegi märki siin muidugi ei ole, aga lõkkekoht. Ja siin on paadi vette laskmiskoht, on ju. Ma ei tea, võime korra sinna. No see purre ikka on avalik vast. Ma ei tea, siin oleks mingi silt, kui see kellegi maa oleks, ma eeldaks nagu loogiliselt. Et siuke purre, veel purdeid. Siia vist väga ei julge, kes peale minna või? Minu keha raskusega ma ei lähe vist. No vaatame. No väga lõpus ei taha ronida, võime sinna minna selle peale. See vist peab meie raskust. Noh, täitsa mõnus ju, siuke. Näed, vettamine koht ka. See peaks ka minna, aga praegu hakka minema, praegu vist liiga jahe vist, ma arvan, eeldaks. Ja sealt tulime sealt tagant siis, jah. Täitsa rahulik on siin küll, mõnus. Voolab vesi, jah. Ja laulev süda. Korra tulime siia veel, see on nii-öelda majade nii-öelda backyardi, aga tegelikult see ametlikult vist arvatavasti muiselt see eramaa on, aga näed, keegi onni teinud ja siuke vana laev veel siin. Ma ei tea, oskad selle kohta midagi öelda, mina ei oska midagi. Mina ei oska. Just vaatasime, et... Markus. Markus Aurelius võib-olla isegi. Aga tõesti niimoodi karile siin ääres ja ütleks ausalt, tegelikult ju nagu kui see korras oleks, tundub äge laev ju, aga enam siukest asja korda ei ootast tehta vist, aga metalli mõttes isegi, ma arvan, et metalli saab siit palju. Saaks jah, aga siuke laev siin jah jäetud. Kuule tavaliselt ei panda naise nimest laevadele või? Ma mõtlen ise sama. Mõtlen, et huvitav või? Äkki naiselik mees. Või mehelik naine. Markus. Ja siia laevareportaž lõpeb. Nii, ja nüüd tulime järgmisest tänavast sisse. Käime sealt kaugemad nurgad ära, siis saab nagu... Ai, ma kurat vaatasin, siis oleks lõigata juba, aga ei, see läheb jalka välja. Aga meie eesmärk ei ole ju lõigata, meie eesmärk on... Ei, mõtlesin, kas sealt vahetavast läbi saanud äkki või? Ei vist ei oleks või? Ei oleks vist tundub. Aga seal tundub, et ees midagi oled vist, jah? Ja siis sealt tagant tuli muidu, jah? Tennise ja mingi väike jalkaväljak. Okei. Ja siis saab järjekordne tee siis, mis läheb jõe äärde ja nagu ikka, siin on hästi palju tupikumärke ka, aga tegelikult jala, nagu me oleme õppinud. Saab läbi. Ma oleks saanud tegelikult siit ka, aga siis ma poleks seda enam võtmata jäänud, vaata aini, noh. Aga muidu oleks saanud, jah. Aga siin vaata mingi ongi, vaata vanasti on mingi tee, vaata, näed. Hästi huvitav. Vaata siis korra jõe äärde siis, kui me oleme siin. Mulle meeldis siuksed müstilised teed sellised. Täpselt ei tea, kuhu viib. Ja. Kas viib. Ja kas viib. Kuule, siin on mingi vana maja veel. Okei, kuule, aga need on küll vanemad. Kindlasti. Aga maajad ka vist tundub või? Tundub küll, jah, hakkab kinni löödud ja... Ilus see aet siin tulles. Vaata, siin on mingi mäng, see orienteerimisasi vist. Orienteerimisrada, jah. Vaatame see vahele korraks. Me oleme siin.
Kiisentali tee 3 aadress on ilus pandud. Okei, lipuvarras ja maha jäetud maju on siin ka, et mida ma poleks üldse arvanud, et siin neid nii palju on, et ma olen päris mitmed näinud juba siukest, mis tunduvad, et päris potentsiaali on kõvasti. Potentsiaali on väga kõvasti ja Jõerne piirkond ja tegelikult kesklinnas ka mitte nii kaugel on ju, kuigi noh 20 minti või? Ei no kui väga palju inimesed on ehitanud, tahavad järgmised ka ehitada ka. Ei tea, mis seda küll jah. Ei tea jah, vaatame siit Jõerne ka siis. Tundub päris avar Jõerne vaade. Siuksed hoovid siin on jah. Niimoodi või? Oota ikka, näed, ei, lõpus saadik jah? Lõpus saadik jah. Me saaks tegelikult jalutada mööda seda ka, kui tahaks, aga meil on vaja tänavaid võtta. Vaatame kaardi pealt, kas seal on üks täna või seda võtta siin täpselt üleval. Ei, on. Noh, siuke koht siis siin. Et tavainimene saab ka, aed on ees. Ametlikult võib siin kõndida. Võt nüüd oleme juba, hakkame Tähtvere poole jõudma siit tagasi natukene vaata on ju. Ja, ilus ilm on ka praegu. Kaks kaske, siukse mätta peal siin. Ilus päike paistab. On jah. Võtame lonksu õlunaadi. Ja minul on tõesti täna huvitav õlu, 7-voline Strong Walter, ärge halvasti seda vaadake palun siis. Nii, ilus päike ja... pardid. Sinikael, ujukpart, ma ei tea. Vaata, aga muru on niidetud, vaata igalt poolt, vaata. Et see, et tema maa lõpeb seal, on ju. Aga muru niidab ikka siit ka, vaata, et see on nagu respekt. Masin liidab vaata hästi. Ei olegi see, et tema maa võib olla jõeni, aga ta võib olla teistele ligipääs tagatud lihtsalt. Et selles on nagu vähemalt normaalselt teinud, et ei ole seda päris aedasi ja veeni välja viidud. Inimesed, kes tahavad siit ujuma tulla, saavad siit tulla, nii et... Ma ei kujuta ette, et väga palju inimesed siit ujuma tahaks minna. Ma ei tea, kala, ma ei tea, võib-olla keegi käib, ma ei tea. Vahet ei ole igal juhul, ütleme, parem kui see võib-olla muidu on kuskil, vaata selles mõttes, kui nii võtta. Okei, lähme edasi tänavatesse. Tartu Ülikooli rokkiklubi elab ikka veel, nii et ei ole midagi surnud. Tartu Ülikooli rokk ka. Nii, mis oli siis kirik oli seal? See on väike kuppel. Tõudud redeliga üles ja vaatad välja, mis toimub. Ilus maed jälle järjekordselt jälle, jah. Rand lausa. Oi jah. Kuule, näed, see on täiega Ameerika, vaata, nüüd lähedalt vaatad. Ei saa ka aru, et oled... Miami Beach. No peaaegu, sama tuuline, sama niiske. Näed, siin on ka mingi oma teinud ujumiskoha siia. Okei, väga lahe. Kõigil oma ujumiskoha. Siin on kõigil tähendab, jah. Okei, see on päris, jah. Huvitavalt. Igal juhul, jah. Kõnnime niimoodi, et teeme siin mingid ringid ära. Siis vaatame, mis tänavad jääd võtmata, siis võtame need ära lihtsalt, on ju. Noh, vaatame niimoodi, jooksvalt. Et ma ei viitsi kogu aeg kaarti vaadata ka, aga kõik tänavad saavad võetud, et ärge selle pärast üldse põdegi. Ilus. Tuulekell. No nii, nagu ikka. Pingi hindamine ka, nagu ma olen teinud, neid ikkagi alati siin vahepeal. Et vaatan, alati vahepeal, jah. Kindlalt võib olla. Et ütlen ausalt, minu jaoks on see suhteliselt mugav. Oleks natuke tahapoole seljatuga, oleks veel parem. Aga see mulle veel see lai osa, kus istuda, see ei pea kuidagi niimoodi olema. See on Tartu linna poolt valitud nagu pingidisainidest. Suhteliselt hea kesktee ikka nagu käetugi. Paks perse mahub ära. Just täpselt on suhteliselt lai. Pätsad toetada, kui tahad. 3 lauaga, prügikast kõrval. Vaade, kõik asjad, nii et ma paneks isegi praegu hetkel, paneks isegi 8 10-st. Jah. Paneks 8,5 isegi. Nii laada, jah? Mis peaks paremini olema? Selle paremuse leiame välja kotist uue õlle näol võib-olla. Aga jaa. Siis on 9. Siis on 9. Aga näete, vaadake rahvast, siukas vaadet ka siin. Tegelikult on nii mõnus. Ja taga siis... Novembri keskpaik, selline ilm valitud. Jaa, mitmes täna üldse on? 16. november, jaa. Ja taga siis Tallinna-Tartu maantee. Ja Tähtvere. Ja ka A. Le Coq'i ladu ju. A. Le Coq'i ladu ka ja tähtis koht ka selles mõttes, jah. A. Le Coq'i õlut on midagi ei võtnud, aga... Et sellist majad paistavad siin taga siis. Et äge. Okei, teeme väikse pausi ja siis juba edasi iga kord ütled seda põhitänavatesse. Kiisentali juures nii taga siiamaani on Kiisentali pakkunud päris huvitavaid kogemusi, nii et kohti pole ennem käinud ja siukest huvitavust on olnud küll. Uusi kohti ja veider see, et maha jäetud maju on nii palju. Siukse koha kohta on ju, see on huvitav, jah. Aga ongi alati on arenemisruumi, alati saab paremini. Saab. Näitab seda, et... Alati saab halvemini ka, selles mõttes, et ka saab. On halvemate pinkide peal ka istutud. On ikka väga halvemat, aga see on täitsa okei pink, jah.
ja nüüd sattusime tõesti vist tupikusse, näitas tupikmärki ka, aga me oleme õppinud, me oleme jala igalt läbi saanud, aga siis seekord siit ei saa vist, on ju? No kindlasti saab, aga mitte viisakalt. Tüürime 7 läbi ei saa, jah. Aga ilusad jälle majad ja asjad. Esimesi päris tupikuid nii-öelda, kus siis läbi tõesti ei pääse. Nii, ja nüüd ütlesime väiksed kerjus seipar, see on valgusus tee. Näete siin Rotterdam ka. See on äge tee, vaat siuksed teed mulle meeldivad. Rada on ta, jah. Laius 30 senti, kui sedagi. Aga siuke peenik rada, kitsas rada õigemini tegelikult, kitsas king. Kapteni tänavas olime, Tüürimäe tänavas olime ka. Ja edasi vist, ma ei teagi, mis täna siis tuleb, aga igal juhul. Et igal juhul jõuame välja varsti ka siis järjekordse suurema tänava peale. Elupuid on hästi palju siin, see on vist hästi populaarne. Kannata formida ilusti. Jah, just. Oi jah, see on kuski väike jõekene lausa isegi, ilus sild ka. Vaata, siin on niisugune hoovis üks asi. Mulle koolid valmistas alati peavalu, isegi mitte peavalu, vaid üldse füüsilist valu. Kitsest üle hüppamine. Vihkasin seda koolis. Okei. Kui mul vasakult. mõni vana klassivend seda videot näeb ja tahab kommenteerida, kuidas ma sealt üle hüppasin või noh, ei hüpanud, siis võid seda julgelt teha. Ma ei häbene midagi. Mis tehtud, see tehtud. Ega ütlen kausalt, ega mul ei polnud ka see lemmiktegevus nii, et tegelikult ilusad eramajad. Kõigil kitsasid ei ole. See on täiesti huvitav jälle see eitastiil, vaata nagu tõesti seda teistmoodi. Siin jälle teistmoodi, näed, täht peale ring. Ja igal juhul, ilus, vaikne, rahulik. Nüüd on paar inimest olnud juba, äkki nüüd ärganud vaata selle aja peale. Hommik januga vaadatud. Brunch on tehtud, rikkad söövad brunchi vaata. Tuuduri videod on vaadatud, siis saab tulla välja jalutama, on ju. Niimoodi ta on elu, jah. Tegime ühe lõigu siit veel, me tegelikult läheme tagasi praegu, aga nüüd jõuame nii-öelda sellesse, näete siin, suht samase projektiga, peaaegu sarnane projekt, enam-vähem siukse nagu sarnased. Päris Lego-klots ei ole, aga siuke hästi sarnased ja pärast tuleb siin lõppu välja ka. Ja sealt võib-olla isegi on mingid teed tehtud. Pärast vaatame seda teed, jah. Emajaar saab kindlasti. Ja Emajaar saab kindlasti, jah. See vist uued majad siin on, jah. Aga lähme praegu siit tagasi ja siis tuleme siia ka varsti tagasi. 2 korda tagasi ühes lauses, okei. Mis on täna võtavad palju rohkem? Jah, rohkem natuke jah. Igal järgnenud tupik tänav. Teeme selle ära, siis ei pea siia tagasi tulema enam pärast. Keegi teeb räim, jah. Praekala. See on päris hea tegelikult ju. Vaata, ei tunne seda lõhna, aga Frae Reimäelt vanama tegi mulle ka, see oli super. Või noh, mulle, kõigile meile, kes me elasime seal, või noh, olime koos. Idee pole saaks jala ikka, vaata näed, rada laevikest, vaata näed. Võib-olla pärast, kui tagasi tuleb, äkki teeme ära veel. Ja selle ülemus osa peab niimoodi tegema, vaata. Aga võib-olla teeme selle väikse allakõnni ka siis. Ja näed, ma ütlesin, jala ikka saab. Üks tänav, see Tüürimäe tänav 7, vaat sealt ei saanud tõesti. See vend võiks mingi käigu sealt teha, kui ta tahab. Jah, kui tahab meie jaoks teha, või noh, siis ka igal jah, siit ei saa, tupik. No saab jala, aga praegu tegime tänav ära ja lähme siis Klaas tänavast edasi. Nii, ja seekord oli päris tupik ja ma oleme sellega rahul, sellepärast siis mõtlesin, et ma hakkame jälle kuskil läbi murdma, aga õnneks ei pea nüüd. Aga lähme siis tagasi teed kaudu, tee poolt. See on nagu 2 tänavat nagu ühes. Jah, igal jah, aeda pole, tupik täna lõpus 2 garaažiga. Silda ka ei lähe. Väiksemad ränderahnud. On jah. No idee pole selleks sealt, aga see on teine hoov juba jah. Igal juhul väga head ei läinud. Kuule, aga tõesti, meil siin ei ole aega raisata. Pimedas tuleb peale, hiilib peale tõesti. Õigus. Ja peame tempot tõstma ja pluss, midagi pole öelda, suht külm hakkas tegelikult vahepeal ju, jah? Jahe isegi, isegi mitte jahe, aga külm. Täitsa jah, et peame liikumas olema. Tempo peale ja... Võib-olla asi, tead, võtsime lahjama õlle. Jah, tegelikult ma võtsin ka selle, jah. Ma järgmise võtan uuesti, sest 7 peale olen tagasi. Äkki hakkab siis parem, noh. Jah, äkki on õlles asi ikka. Võib-olla tõesti, jah. Süüdisme õllut ikkagi, jah. Ise ei ole milleski süüdi. Jah, aga keerame siis paremale või? Jah. Korterelamuid, ilus musta värvi, kõigi oma trepp. Jah. Nii, ja siit enam tulime siis. Selle lõigu tegime ennem ära. Nüüd oleme siin enda majade juures, mis me ennem rääkisime. Niisugused üldised. Samasugused suhteliselt, aga noh, jällegi. Mitte midagi halba öelda, et lihtsalt võib-olla võrreldes nagu niisuguse omapärauses mõttes. Siin Meroski tänava 32 näiteks.
äge maja, kõik on super ja siin on väike haljastus lõppu teha, on ju, lõppu. Haias teise otsa, on ju. Et kui vaatate siukse pilguga, et midagi üli huvitavat otsida, siis... Aga noh, ma arvan, et ongi see planeering ongi kõik läheb ette. Et peadki enam sarnaseid tegema ja mis ei ole otsusta halb, on ju, kõik on nagu super. Üldvaade on ilus ju. Üldvaade on väga ilus, jah. Kui vaatad kogu seda tänavat ja neid maju siin. Jälle jõele pääse, kas lähen vaatame korra või? Muidugi. See on päris väga seal nurga peal, tegelikult. Vaata natuke jälle sükest. Oma väga. No nii, jõuame jõerde välja kohe. Et jah, tegelikult tõesti oleks jalale, oi jah. See pori on libe. Olimegi istume seal ennem või? Jaa. Kuule, sama pink on seal eespool, kus me olime. Tegime selle tee vähemalt ära, nii et... Ei, väga jah on tehtud vähemalt. No nii, jõudsime Klause tänavasse või? Klause tänav jah, ilusad uued mänguväljakud. Oh, päris lahe. Pinksi väljak muidugi. Pinks, kurat, see on super ju. Ise tahaks mängida. Praegu on külm. Jahe. Panime ära lahja õlle käest ja kohe läks soojemaks. Küsetali põik oli see vist või? Põik, jah. Ja aga näed, vaata, kui huvitav maja siin on. No tegelikult on mõlemad huvitavad ju, kui hakkad niimoodi mõtlema. Ühel pool vana, teisel pool uus. Ja siin kõrgem koht ja tegelikult väga äge ju. Pargid auto ära, vaatad teiste inimeste rõdu peale. Väga mõnus. Kas Mari on kodus? Niimoodi vaatad. Aga mis mitte ka siin elada tegelikult, kui niimoodi mõtlema ju. Ega tegelikult äge ju. Suvila moodi, eks ju. Aga, jah. Igati hea ju. Mõni vanem suvila või siuke vanem hoone on stiilisem kui mõni uus. Absoluutselt, selle vastu mina ei vaidle. Veel ei vaidle, vaatame. Igal juhul mõned tänavad veel ja hakkab see trip varsti otsa saama. GoPro veits jamas siin, aga hullu saame hakkama vaikselt. Nii, kõrgemas kohas oleme, väike lõik kergusteed ära teha veel ja siis paar tänavat veel ja hakkabki lõpule saama see väike retk. Aga sellest juba, kui GoPro alla ei anna, siis varsti saame sellest rääkida. Okei, õnned lahti, väike kergustee lõik. Yes. Ja nii nagu tuudurile meeldib, siis vaht ära. Õige. No nii, hakkab läbi saama see väike matk. Kokku kui praegu hetkel 13 kilti umbes. Küsetali tänavad. Paar sirget on võtta, üks trepp kindlasti ei pea võtma, aga tahame võtta. Aga tahame trepi ära võtta. See on põhimõtte värk lihtsalt. Nii, jõudsin trepi juurde. Võtame sammud ette. Hops, viimased pingutused. Üles ja alla lihtsalt. Ja alla ka tagasi, õige, jah? Aga teeme ära. Oleme praegu allakäigu trepist üles. No nii, alguspunktist tagasi ja ongi läbi. Tegime selle pika sirge siin ära liivakivi paljandite juures ja Kvissantal võetud. Nagu naksti, kus 13 kilti kokku tuli, 14-13 kilti. Panen selle pärast selle info ka selle juurde. Hoidke kõvad. Ja olgu humal teiega. Tšau. Tšau.